ma tahan täna minna saadata sõnas natukene, võtame teemat Jumala kartus. Amen. Ja mõni mõtleb, et kas me peame kartma ja värisema Jumala ees? Ei pea, või ta kutsub seda kui aukartust. Ja üks asi on austus. Ja mis on kõige kurvem tänapäeval üldse on, austus on ühiskonnast päris ära kadumas ja kadunud. Amen. See on tõde. See on see, mis demokraatlik ühiskond teeb, ta võtab ära austuse inimestelt. Aga meil peaks jääma austus Jumala vastu ja aukartus Jumala ees. Ja ma otsin üles, kus ta mul on. Halleluja. Ja lähme Jesaja 33, 5 ja 6. Jehova on kõrge, sest ta elab kõrgel, tema täidab Sioni õigusega, tema on su aegade tagatis, abi, küllus, tarkus ja tunnetus. Jehova kartus, see on Sioni rikkus, ütleb eesti keeles. Mis on Jumala kartus on Sioni rikkus või Jumala kartus on rikkus? Mida rohkem me oleme Jumala kartlikud ja alistume Jumalale, seda lihtsam on meie elu siin maa peal. Amen. Vaata, Piibel ütleb ka, alistuge Jumala vägeva käe alla, et ta saaks teid ülendada kuna? Omal ajal. Piibel ütleb ka, et te saate omal ajal lõigata, kui te ei väsi. Amen. Aga vaata, mis ta siin ütleb väga huvitavalt. Ma tahaks King Jamesi versiooni lugeda. Ja tarkus ja teadmine on su aegade kindluseks ja päästed tugevuseks. Issanda kartus on tema aare. Jumala kartus on meie, mis asi? Aare. Ja ma vaatasin järgi, mulle meeldib tihtipeale vaadata heebrea ja kreeka keelest järgi, või kuna Vana Testament on kirjutatud heebrea keeles, siis see sõna aare, mis ta siis on heebrea keeles. Ja ma nüüd ei kirjutanud välja küll seda heebrea keelset sõna, aga siin ütleb, see on meie jaoks kui hoidla, relvastus, kelder, ait, ladu, hoone, aare ja ladu. See on sellised, toodab välja, mis nad on. Või kui me vaatame teises, siis on kus ma ütlen, aare, kuld, hõbe ja nii edasi. Jumala kartus on meie kuld ja aare, kuld ja hõbe. Ta on ladu, ta on toidu või joogivarud. See sõna tähendab seda, et kui me oleme Jumala kartlikud, me oleme täielikult varustatud. Amen. Siin isegi on varala riigi kassa. Siis pildlikult ka Jumala relvastus, aidad, Jumala vihma, lume, rahe, muule, tuule, mere jaoks. See põhimõtteliselt on täis, Jumala kartus on täis varustatus meile. Aga Piibel ütleb ka, et Jumala kartus on alles tarkuse algus. Kui te ette, kui me teeme otsused, ma tahan teenida Jumalat, ma olen Jumala kartlik, sellega saab alles alguse meie elu. Amen. Aga üks huvitav, kui me vaatame TPD tõlget, ütleb väga hästi siin. Tema on teie alaliseks toeks muutavatel aegadel. Ja kusjuures ma lugesin seda, tema on meie alaliseks toeks muutuvatel aegadel. Ma olen näinud väga palju oma elus, kes on minust vanemad, on veel rohkem näinud. Ma olen näinud nõuka aega, ma olen käinud kuiv käimas, ma olen hobusega teinud tööd. Põllu peal, harinud põldu. Ma päris pirru ajal elanud ei ole, võib-olla siin mõni on elanud majas, kus elektrit üldse ei olnud, ma nii vana ei ole, et meil ikkagi juhtmega oli pirlaes olemas alati. Aga kaevust võtsime ämbriga vett, seda ma mäletan, kõik neid aegu. Ajad on muutunud. Mina mäletan, kus ei olnud, siis ma mäletan, kui tulid need suured teibid, kui me räägime tehnika arengust. Ma nägin, kuidas tulid, keegi mäletab, olid Walkmanid, kassetimängijad olid pööde peal. Tänapäeval noorel näitad kasseti, mis see on? Plõrnaimu või? Sa tead, mis kassett on? Ja, et see on selline. Vinüülplaadid. Tänapäeval on meil, mul on siin tahvel, siin on kõik olemas.
sellega nüüd helistada ei saa, võtad mõned aastased helistada ka veel, kui tahad. Et see on üks asi, mis on tehnika muutus. Aga teine muutusaeg on see, et meil ei ole tegelikult enam inimlikus maailmas kindlust. Me elame kukla taga teadmisega, et sõjad ja sõnumid sõjast on igal pool. Tihtipeale on ka see, et me ei tea, mis homne päev toob. Ja mul on ka tuttavaid inimesi, kes elavad maailmas, kes ei tunne Jumalat, isegi töö juures ehituse peal, siis nad räägivad, ei tea, mis saab, kas sõda tuleb, kas ei tule, kogu aeg on mingi siuke hirmi. Ja Piibel ütleb meile tegelikult, tema on meie alaliseks toeks muutuvatel aegadel. Ükskõik, mis ajad on, ükskõik, mis toimub, Jumal ei muutu kunagi. Ja siit see on algus. Ja tema suure armastuse helluse, tema armastusest või heldusest annab ta meile pääste, tarkuse, teadmise ja rikkuse. Ja nüüd ta ütleb, ja issanda kartus on selle aarde võti. See ongi see, et kuidas me saame selle tarkuse, pääste, teadmiste rikkuse, kui me oleme Jumala kartuseks, see ongi võti sellele aardele. Kui mida rohkem me kardame Jumalat, mida rohkem aukartust meil on Jumala ees, Jumala asjade eest, seda rohkem saab Jumal meile näidata, ilmutada. Sellepärast see muutubki selleks tarkuseks. See on see, et tihtipeale, jah, me teame teatud asju, aga kas Piibel ka mitte ütle, mitte kunagi ära ütle, et minu oma jõud, minu oma tugevus, minu oma käeramm on selle mulle saavutanud. Vaid ütle, issand on andnud mulle jõu seda kõike teha ja saavutada. Ja üks asi, mis mina olen oma elus teinud, ükskõik mis on, ma kunagi ei võta au endale, võtan au Jumalale. Ja üks huvitav asi selle juures, ma olen tähele pannud ja maailma inimeste juures on kurb tõde on selles, on see, inimesed, kes jätavad tihtipeale kristliku maailma rahule, elavad oma elu, neile päris hästi. Nad ütlevad, tahad olla kristlane, ole, las mina olen see, kes mina olen. Kurb tõde on see, et varem ja hiljem nad pettuvad ja neil seisab ees, mis iganes seisab ees, on kohus. Aga need inimesed, kes võtavad ja uhkeks muutuvad, mina teen, mina olen, mina lähen, mina olin, ma olen näinud, kuidas nad langevad ja komistavad. Sest Piibel ütleb meile, uhkus tuleb alati enne langust. Ja see on üks asi ka meie, me ei saa küll maailma eest rääkida, aga meie enda eest me saame rääkida, me peaks olema alati see Jumala kaartlik, alandlik süda, et Jumal, ma tänan tarkuse eest, Jumal, ma tänan sa mulle jõu, Jumal, ma tänan sa mulle tugevuse ja Jumala kartusest saab kogu see tõde alguse. Ja ta ütlebki siin väga hästi, et tema on meie alaliseks toeks muutuvatel aegadel. Ja oma suure armastuses annab ta meile pääste, tarkuse, teadmiste, rikkuse. Jah, issanda kartus on selle aarde võti. Mida rohkem meil on tarkust vaja, mida rohkem meil on midagi vaja, mida alanikud me Jumalale ole, mida rohkem Jumala kartus ole, seda suure on see teadmine, mis Jumal meile tahab anda. Amen. Ja vaata, üks huvitav teise ajaraamatu 26.5 on väga huvitav kirja, kus on üks kuningast, ma ei hakka terve lugu ette lugema, aga seal on üks noor poiss saab kuningaks 16-aastaselt. Ja siin ta ütleb, 26.5 ta ütleb, ta otsis Jumalat nii kaua, kui elas Sakaria, kes õpetas temale, mida? Jumala kartust. Ja nii kaua, kui ta otsis Jehovat, andis Jumal temale siis õnne, soosingu ja kõik, mis oli vaja. Aga kui sa loed edasi, mis juhtus, kui Sakaria ära läks ja ta enam ei otsinud Jehovat, ta ei olnud, siis tegelikult tema käsi ei käinud kõige paremini. Ja see ongi see, et Jumala kartus on tarkuse algus. Jumala, kus ma ütlen, et mida rohkem me käime koos Jumalaga, seda kindlam ja turvalisem meil on. Amen. Ja üks huvitav asi on, isegi täna Jumala vaim. Vaata, see ongi, et mida alandlikult me oleme, seda rohkem Jumala vaim saab meid õpetada, juhatada, tuua esile asju. Isegi täna oli paar asju minu enda elus, nagu kus ma ütlesin, et Jumal, mul on tarkust vaja. Jumal on tarkuse. Ja ma ütlen, et töö juures igal pool, kus ma olen olnud,
ütlen, et Jumal, kuidas see käib, kuidas ma seda teen? See on hämmastav, kuidas Jumal annab selle teadmise, tarkuse. Amen. Ja see on selle kõige aarte võti. Aga see ei ole mõni mõte, kas me väriseme, kardame Jumalat. Ei, me ei värise, karda Jumalat, vaid meil on austus tema vastu, meil on aukartus, et Jumal on imeline, Jumal on väeline, Jumal on teinud kõik, mis meie ümber on. Amen. Kas või aukartus selles, et Jeesus tuli meie eest. Amen. Et Jumal andis oma poja. Ma mõtlen tegelikult, kui mitte keegi, mitte kunagi ei saa mind ümber veenda, et Jumal pole hea. Ja nii inimesed ütlevad, Jumal on see kuri taevas. Kui ma mida rohkem ma piiblit loen, mida rohkem ma piiblit vaatan, ta on auline, ta on väeline, aga ta on ülihea Jumal. Ja mõtlen alati sellepärast, et kui väga Jumal armastas meid, ta andis oma kõige kallima aarte meile, see oli Jeesus. Ma ei saa üle ümber sellest, kui hea ta on. Ja Rooma 8. peaaegu ta ütleb, kui ta oma poegagi ei säästud, kuidas ta ei peaks kõike muud meile peale annetama? Amen. Tegelikult see on hämmastav, kuidas Jumal hoolib oma rahvast, üldse inimestest. Ja talle läheb iga inimene korda. Ja Jumala tahe on, et kõik tuleksid tõetund, kõik pöörduksid tema juurde, kõik tuleksid otsima teda. See pole imeline. Ja on lihtsalt hämmastav. Ja meie, kes oleme Jumala rahvas, me peaksime olema valguseks sellele kõigele. Sest me oleme saanud osa sellest armastusest, me oleme saanud osa sellest headusest, me oleme saanud osa sellest kõigest, mis Jumalal meie jaoks on. Ja ma ütlengi, nagu ma algul ütlesin, selle tunnistuse andsin, et miks minust sai kristlane? Mitte sellepärast, et ma oleks hullult kogenud Jumala ligiolu või oleks hullult kogenud. Ma ei ole oma elu jooksul, nagu ma olen kuulnud, et ma nägin seda nägemust, drastiline muutus oli seal ja see kogemus oli. Ma nägin inimesi, ma nägin oma tuttavaid, kelle elud muutusid. Ma nägin nende sära, ma nägin nende rõõmu, ma nägin nende rahu, nad muutusid teistsugusteks. Ja see oli see, ma ütlesin, vaata, kui te ette, meil on midagi ja me saame anda seda, mis meil on. On ju nii? Kas sa tead, et sa ei saa anda seda, mida sul ei ole? Aga me saame anda seda, mis meil on ja Jumala vaim elab meie sees. Jumala rahu on meis olemas, Jumala rõõm on meis olemas. Jumala armastus on olemas. Ja see oli see, mis muutis minu elu, oli see, kui ma nägin oma tuttavaid, ma nägin oma õde. Ma teadsin väga hästi, kes ta on. Ja kõik see, nad muutusid. Nad olid rõõmsad. Nad tahtsid lugeda sõna, nad lasid. Ma ei saanud sellest aru, mõtlesin, et siuke, mis toimub, aga selles oli midagi, see siirus. Ja neil ei läinud korda minu arvamus sellest kõigest. Vaid nad ütlesid ainult sellest, et sa vajad Jeesust, sa vajad. Ja kui ma selle vastu võtsin, ma ütlen ausalt, see oli elu parim otsus, mis ma olen teinud. Halleluja. Ja ka ma teen kõik selle nimel, et särada, olla rõõmus, käia armastuses. Miks? Sest meil on see olemas, meil on see privileeg. Kas või see sama Jumala, kui teete see sama kirja koht Jumala tarkusest, see on aarde võti. Mida Jumala kartlikum ma olen, mida rohkem oma elu Jumalal pühendan, seda rohkem mul on tarkust, teadmist, seda rohkem mul on aru saamise asjadest. Amen. Seda rohkem ma olen kuulekas Jumala vaimule, seda rohkem ma tean. Ja Piibel ütleb, mida rohkem austame Jumalat, seda rohkem saab Jumal meid austada. Ja see on üks kasvuprotsess nagu alati. Meelte uuendamine, kõik on. Amen. Ja kas Piibel ei ütle Timoteose kirjas mitte? Kui see on, ma olen huvitavalt, vaatasin kirjakohti välja, kui palju Paulus räägib Timoteosele Jumala kartusest. Ta võtab oma armsa poja Kristuses ja ta räägib talle ja Timoteosest mainitakse Jumala kartust vähemalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 korral. Amen.
esimesed Timoteuse 3:16 ütleb niimoodi. Vastuvaidlevad suur on Jumala kartuse saladus. Amen. Saladus Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistet vaimus ilmunud inglitele, kuulutud paganate seas, usutud maailmas üles võetud ausse. 4:7 ütleb meile jälle niimoodi, ent kõlvatute ja vananaiste vada väldi, aga harjuta ennast milles? Jumala kartuses. Harjuta ennast Jumala kartusest. Miks? Sest ihulikust harjutusest on pisut kasu, aga Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele. Sellel on käesoleva ja tulevase elu, mis asi? Tõotus. Kui palju on kasu Jumala kartusest? Kõigile asjadele. Ihulikust harjutusest pisut, me kõik teame, et ihulikust harjutusest on natukene kasu, kui me teeme trenni, jookseme, me saame natukene. Aga ta ütleb, et Jumala kartusest on kasu kõigile, ja ta ütleb, harjuta ennast Jumala kartuses. Amen. See on see, mida Paulus räägib Timoteusele, harjuta. Ja kui me vaatame seda Jesaja kirja, ta ütleb, et Jumala kartus on kogu aarde võti. Järelikult, mida Jumala kartlikud me oleme, seda targemad me oleme, seda avatumad me oleme Jumala asjadele, seda rohkem me käime Jumala väes. Amen. Mis on, kuidas Jumala kartus? Võtame ka tehti Jumala austamine või Jumala austus Jumala asjade vastu. Amen. Et kui Jumal ikkagi midagi ütleb, siis me ütleme, et Jumal, jah, ma olen nõus sellega, mis sulle mul on. Sa oled kutsunud mind, ma tahan seda teha, mille jaoks sa oled mind kutsunud. Amen. Aga ta ütleb, et väldi mida? Kui ta ütleb Timoteusele, noorele poisele, väldi mida? Mis asi on vananaiste vada? Oskab keegi öelda? Vaikus. Täpselt need on tühjad jutud, mis mulle ütleb, väldi neid, parem harjuta. Milles? Jumala kartusest on kasu. Amen. On asju, mida tuleb vältida. Amen. On asju, mis ehitavad meid üles, on asju, mis kisuvad meid maha. Kas ei ole mitte ilus juke, meil on Piibel ütleb meile, halb seltskond rikub ära, mis asjad? Head kombed. Meil on imeline vanasõna olemas. Kes teab, mis see vanasõna on? Ütle mulle, kes on su sõbrad ja mina ütlen sulle, kes oled sina. Amen. See näitab seda väga palju, loeb, kellega me läbi käime. Ja Piibel ütleb ka, et hoia seltskonnas. Ja mõtle, kui kui me hoiame seltskonnas, kes õhutab meid üles, kes on meile tugevuseks, kes aitab meid nagu edasi. Amen. Mitte seltskonnas, et ma ei tea, küll sa oled vaene, küll sa oled õnnetu, küll sa oled rumal, küll sa oled see. Usk tuleb mille läbi? Kuuldu läbi. Amen. Ja see on üks väga vajalik meil harjutada, õppida Jumala kartust. Amen. Esimese Timoteuse, me vaatame 6. peatükk. Vaata, kui huvitav ta ütleb siin Timoteusele. 6.3.
kui keegi õpetab teisiti ega hoiame Issand Jeesus Kristus tervete sõnade õpetuse poole, mis viib kuhu? Jumala kartusele. Siis on see iseennast täis ega saa aru millestki, vaid on haige küsimuste ja vaidlemiste poolest, milledes tõuseb kadedust, riidu, laimdusi, kurje kahtlusi, alalisi tülisid inimeste vahel, kellede mõistus on rikutud ja kellel on tõde läinud käest, kes peavad Jumala kartusest tuluallikaks. Ja vaata, mis ta edasi ütleb, ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui see on ühendatud millega? Rahul oluga. Amen. Jumala kartus on milline? Väga suur tuluallikas, kui me ühendame selle rahul oluga. Ja see ongi see sama täpselt see, et Jumal, ma kõnnin koos sinuga, ma käin koos sinuga, ma olen koos sinuga ja ma tänan, et mitte miskit pole võimatut. Amen. See on see privileeg, et me ei pea enne ette mõtlema, kui aeg käes on. See ongi see asi, miks üks põhjus, miks me saame olla rahul. Miks me saame olla murevaba elu, sest me kõnnime koos kellega? Koos Jumalaga. Aga samas on see, et meie õpetus või meie Jumala kartus peab tootma mida? Rahu, julgeolekut, vabadust. Amen. Sest siin ta ütleb, kui see tekitab tülisi inimeste vahel, siis midagi on valesti. Kui see tekitab, mida veel, riidu, haigeid küsimusi, vaidlemisi, millest tõuseb kadedust, riidu, laimdusi, kurjeid kahtlusi, alalisi tülitsusi inimeste vahel, kelle mõistus on rikutud ja kelle tõde on läinud käes. Kui me näeme kuskil lahkeli või midagi sihukest, siis me teame, et midagi on valesti. Amen. Sest Jumal toodab alati mida? Rahu. Jumal, Piibli ütleb, et ta on meile rahu Jumal. Ja see on üks asi, mis meie kui Jumala rahvana on üks asi on see armude, rahude, armastusede ja rõõmude. See ongi see, mida me saame edasi anda inimestele. Aga see tuleb selle läbi, et me oleme Jumala kartlikud. Sest Jumala kartus on selle võti kõige juures. Amen. Ja järjekordselt Jumala kartus on see, ma austan seda, mis Jumalal on. Amen. See on see, et Jumal, sinu sõna on hea ustav. Sinu sõna ütleb, olge pühad. Okei, ma olen püha. Jumal ütleb, sa suudad kõik minu läbi, sest ma teen su milliseks? Vägevaks. Amen. Jumal, ma tänan, ma suudan, saan hakkama. Jumala sõna ütleb, et rõõm issandas on minu tugevus. Halleluja. Ma tänan isa, et sa oled oma poja andnud. Ükski, kes usub sinu pojasse, sellel on igavene elu. Amen. Ja need on need teatud privileegid ja õigused, mis meile kuuluvad Kristuses Jeesuses. Mulle meeldib 2. Peetruse 1:3. Ütleb niimoodi. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on kinkinud kõik, mida vajatakse eluks ja milleks? Jumala kartuseks. Jälle, mõni mõtleb, kuidas ma saan olla Jumala kartlik olla, kuidas ma saan olla Jumala austuses. Ta ütleb, et tema vägi on selle meile kinkinud. See on jälle annetatud meile. Kuidas? Tema tundmise kaudu, tema tunnetuse kaudu. Ja selle on see, mida rohkem me veedame aega Jumalaga, mida rohkem oleme koos, tõenäoliselt seda rohkem on meil privileeg muutuda tema sarnaseks. Aga miks mitte muutuda Jumala sarnaseks, kes on hea Jumal, kes on ustav Jumal, kes on imeline Jumal? Amen. Aga see võtab selle treeningu, see on harjutamine. Amen. Harjutada lugeda piiblit, harjutada palvetama, harjutada kontrollima oma ihu, võtta sõnad kontrolli alla, võtta oma meeled kontrolli alla. Amen. Ja sellepärast ta ütleb Timoteusele harjuta. Amen.
me võtame või seda maailma, kus me elame. Kui sa tahad millegis heaks saada, siis sa pead mida tegema? Harjutama. Amen. Kui keegi tahab saada heaks kitaristiks, keegi tahab saada heaks klaverimängijaks, siis ta peab tegema mida? Harjutama. Amen. Ja mida rohkem me harjutame, seda paremaks me sellest kõigest saame. Amen. Mulle meeldib õpetussõnades on väga palju öeldud Jumala kartusest või siis Jumala austusest. Õpetussõnad, mul on mõningad kirjakohad ette, kui vajalik on Jumala kartus meie jaoks. Õpetussõnad 1.7 näiteks ütleb niimoodi. Jehova kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkuse ja õpetuse. Jumala kartus on kogu tunnetuse algus, meeletud põlgavad selle. Ja ta ei räägi maailma inimestele, ta räägib Jumala rahvale sellest kõigest. Amen. Et me peaksime mõtlema, et Jumal, ma tahan sind tunnetada. Jumal, kuidas ma saan olla rohkem mõnistuseks? Jumal, kuidas ma saan olla tunnistuseks siin maa peal? See üks janu ja nälgi igatsus peaks olema meil Jumala asjade järele. Amen. Aga see saab alguse kõik sellest. Millest? Esiteks me oleme andnud oma elud Jeesusele. Teiseks on see, ma tahan muutuda. Ma tahan olla teistsugune. Amen. Mulle meeldib õpetusena teine peatükk. Läheme loeme esimesest salmist. Siin ta ütleb, mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad oma südame mõistuse poole ja kui sa aru appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale mõistuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbet, et ta püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Jälle, see peab olema üks osa, me pühendus Jumalale, Jumala asjadele. Amen. Mis on väärtuslik meie elus? Mis on hinnaline meie elus? Amen. Kas Jumala asjad või on muud asjad? Ja kui me tõesti, ja siis ta ütleb, siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse, sest Jehova annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja mõistus. Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, kaitses õiguse radu ja valvatas oma vagade teed. Siis sa mõistad õiglust ja õigust ja seda, mis õige on, kõike häid teid, sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. Ja mulle meeldib 11 salm. Mis 11 salm ütleb? Otsustusvõime valvab su üle ja mõistus kaitseb sind. Vaat üks asi, üks eelis on Jumala kartusega on see, me hakkame tegema õigeid ja tarku otsuseid. Amen. Me hakkame ennetama. Ja mis on see, ja mis ta ütleb? Ja meie mõistus hakkab mida tegema? Kaitsma meid. Mis mõttes? See ongi see, vaata, meil on võimalus teha elus otsuseid, tarku otsuseid, mis kaitseb meie elu või halbu otsuseid, mis hävitab meie elu. Amen. Väga lihtne. Võtame lihtsalt füüsilise näite. Kus ma võtaks, mis näite me võtame? Võtame lihtsalt suitsetamise näite näiteks. On ju nii? Kui me anname aru ja kuuleme, ütleme kas üks, suitsetamine on kahjulik sinu tervisele. Nüüd kui me alandume, oleme Jumala kartlikud, siis me võtame kuulda selle ja analüüsime seda ja mõistus ütleb meile, kuule, kas sa kuulsid? Kas sa kuulsid, suitsetamine on väga kahjulik sulle. See hävitab su kopsud ära, see hävitab su elu ära ja pärast sa haised ka veel jubedalt. Nüüd su mõistus hakkab sind kaitsma. Sest üks asi on see, et
me oleme alandatud Jumala käega, me oleme Jumala kartlikud, otsustusvõime hakkab meid valvama, sest me oleme uurinud asju. Ja Jumal ütleb, ära tee midagi, mis hävitab su tervist. Kui sa saad aru. Ja see ongi see, kus mõistus ütleb, kuule, jäta maha suitsutamine. Miks? Sest see hävitab su elu. Ja tegelikult, kui sa vaatad maailmas, kui palju inimeste elusid see on hävitanud. Ja see ongi see, et sealt hakkabki Jumala kartuse läbi, hakkab tulema need tunnetuse aard, et see on see tarkus. Et me ei tee neid asju, mis hävitavad meie ihu või meie elusid või Amen. Me võtame õpetusõnad 9-10. Jehova kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on mõistus. Ja õpetusõnad 10-27. Jehova kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse. Või õpetussõnad 14-16. Jehova kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele. Või õpetus 27 kohe. Jehova kartus on elu allikas surmapaeltest pääsemiseks. Amen. Isegi Piibel ütleb väga hästi õpetussõnadest, rumal näeb hädaohtu ja mis juhtub? Poeb peitu. See ongi Jumala kartus, on tarkuse algus. Kui sa näed hädaohtu, tark poeb peitu. Sealt tulebki tarkus meile. Rumal läheb edasi ja saab nuhelda. Amen. Väga kavalt. Sealt tulevadki need Jumala sõnad, tulevadki need tarkused. Amen. Me alandume Jumala käele, ütleme, et Jumal, kuule, õpeta mind, juhata mind. Mis sa tahad, et ma teeksin? Amen. Ja ta ütleb, et sealt tulebki see Jesaja kirjast, ta ütlebki, et Jumala kartus on võti sellele aartele. Mis oli aare? Üks oli tarkus, oli see aare. Isegi siin ütleb õpetusõnad 15-16, ütleb väga huvitavalt. Parem pisut Jehova kartust, kui suur varandus ja rahutus selle juures. Õpetusõnad 15-33. Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. Õpetusõnad 16-6 ütleb, armastuse ja ustavuse abiga lepitatakse süü ja Jehova kartuse tõttu hoidutakse kurjast. Õpetusõnad 22-4. Alandlikkuse ja Jehova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Amen. See näitab seda, kui vajalik on. Ja see on üks osa Jumala kartusest, on see siis nagu, mis toodab meile kaitse, varustatuse ja õiget otsustusvõime meie elus. On ka teine pool Jumala kartust, mis viib Jumala pühadusele, austusele. Selle me täna seda teemat ei puutu. Aga kui kasulik on olla, käia Jumala tarkusest. Jumala tarkus on imeline. Jumala tarkus toodab alati rahu. Ta toodab alati üles ehitust. Ta annab sulle selle, et kuidas Jumala tarkus on see, et sa suudad kõik tema läbi, sest tema teeb su vägevaks. See on, vaata meie kui Jumala rahvana, mõtle, milline imeline privileeg meil on tegelikult teada. Amen. Vaata, kui inimene, võtame maailmast, kui palju mul on inimene, et ma ei suuda, ma ei saa hakkama. Ma palvetan su eest. Ma usun, et Jumala hea käsi on sinu peal. Ma usun, et Jumal annab sulle tarkuse, Jumal annab sulle jõu, Jumal annab sulle taiplikkuse. Mina usun, et Jumal annab meile, ma ei oska öelda eesti keeles, bright mind. Kuidas sa ütled bright mind? Oskab keegi tõlkida eesti keelde? Bright mind. On taiplikkus, jah? Inglise keeles kõlab palju paremini. Aga see on see, mis Jumal tahab, et meil oleks see arusaamine asjadest. Jumal ei taha, et me oleksime rumalad. Jumal ei taha, et me oleksime saamatud või ei saa hakkama. Jumal tahab, et meil oleks arusaamine asjadest. Jumal ei taha mitte midagi varjata meie eest. Või ta tahab, et... Ja see ongi see üks privileeg meie kui kristlikus maailmas. On see, miks me võime särada, miks me võime olla rõõmsad, miks me võime olla seljad püsti käia. Ja kui kõik ütlevad, et ei saa, ei ole võimalik, meie Jumal suudab. Me suudame koos temaga.
ma suudan tema läbi. Amen. Kui maailm ütleb, et ma ei tea, mis saab, mis juhtub, me ütleme, minu Jumal teab, mis saab, mis juhtub. Ja mina kõnnin koos oma Jumalaga, ma lähen koos oma Jumalaga ja kõige hullem, mis juhtub, ma suren ära, olen homme aus, homme ei ole, ma olen kohe samal momendil aus Jumala juures. Ja võtta, see ongi see kindlus, kui meil pole mitte millegi pärast rõõmu tunda, siis selle pärast meil on igavene elu, me oleme teel taevas ja see peab meist välja paistma maailmale. Amen. Meil on igavese elu lootus. Halleluja. Ja see on üks osa Jumala kartuse elust. Amen. See on tarkus. Halleluja. Ja me saame viia välja särada öelda, et inimestel tead, Jumal armastab sind. Nagu mulle öeldi, 6 kuud. Jeesus armastab sind. Ja mina mõtlesin, et jätke mind rahule. Öelge seda. Ma tänan Jumalat, et jätnud järele. Ma tänan Jumalat, ja lõpuks oli see, et ma tahan seda Jumalat. Ma tahan. Ja ma ütlen ausalt, mida rohkem ma käin koos Jumalaga, mida rohkem ma olen, muidugi, mida rohkem ma mõistan, kui vähe ma tean praegu Jumala sõnast ja kõigest, aga samas ma mõtlen, et see maa, kuhu ma olen jõudnud selle ajaga, ükskõik mis olukord on, ükskõik mis situatsioon on, ma tean, et Jumal on alati tee. Jumal on alati võimalus ja ma olen tema kallihinnaline valitud. Amen. Ja see on see privileeg. Vaata, see ongi see meelt, üks osa protsess meelte uuendamisest. Ma mäletan, kui maailmas istuda, ma ei tea, mis saab, kuidas see saab, kas mul homme on tööd, kas see on, kust raha tuleb, kust too tuleb, kust kolmas, kas Jumalaga on käid, ma maksan 10, ma olen andja, Jumal sa oled tõotanud täita minu vajaduse, ma rikkunud au Kristuses ja see on see, mis Jumala elu toob, ta toob meisse tagasi selle usu, lootuse, tarkuse. Amen. Ja see ongi see, miks meie kui Jumala rahvas, me peaksime särama. Kui keegi siin maa peal särab, kui keegi siin maa peal on rõõmus, peaksime meie need olema. Amen. Sest meil on põhjust. Meil on imeline põhjus. Ja kui teete, neid asju, mis ma olen kogenud ja näinud selle aja jooksul, ei ole veel asja olukorda, kust Jumal ei oleks mind välja toonud ega läbi toonud. Amen. Või situatsioonid või olukorrad, mis on vaja lahendada. Iga kord, kui ma otsin Jumalalt vastust, Jumala tarkust, ta tuleb, ta annab juhised, ta annab juhtnöörid. Amen. Ja see, aga alguse saab kõik sellest, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et oma ainusin pojan, ükskõik tema sup ei saaks hukka, vaid tal oleks. Mis asi? Igane elu. Amen. Ja ma tänan Jumalale, et ma olen päästetud, ma olen teel taevasse, ma olen oma elu andnud Jeesusele. Mul on igavene elu. Amen. Halleluja. Ja siis saab alguse kõik Jehova kartusest. Mulle meeldib ikka see Jesaja. Tema on teie alaliseks toeks muutuvatel aegadel. Ja oma suure armastuse annab ta teile pääste, tarkuse, teadmiste, rikkuse. Jah, issanda kartus on selle aarde võti. Amen. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea ja ustav, püha Jumal. Isa, me täname selle privileeg, me võime käia koos sinuga, sinu sõnas, olla koos sinuga. Isa, ma tänan, sa teed jätkuvat tööd meie südametes, oma püha vaimu läbi, kelle sa oled meile andnud. Isa, ma tänan kogu südames sinu ustavusest, sinu headusest, sinu pühaduse eest. Isa, ma tänan, sa puudutad igat südant siin paigas. Isa, meil on privileeg sind tunda, meil on privileeg käia koos sinuga. Isa, ma tänan. Sina ei muutu, sina oled seesama eile, täna, igavesti. Ja Isa, ma tänan, sinu sõna ei muutu. Isa, me täname sinu poja Jeesuse eest. Jeesus, me täname, sa panid maha oma jumalikkuse, tulid ja said meie sarnaseks ja näitasid meile eeskuju. Kandsid kõik meie patud üles ristipuule. Isa, ma tänan, meil on privileeg sind tunda. Olla koos sinuga. Käia koos sinuga. Sa oled hea Jumal. Sa oled ustav Jumal. Sa oled väeline Jumal. Sa oled püha Jumal. Isa Jumal, me täname sinu poja eest. Isa, me täname sinu headuse eest, sinu helduse eest. Isa, ma tänan, sa annad meile rohkem tarkust ja taiplikkust. Isa, me täname sinu soosingu eest. Isa, ma tänan igas elu valdkonnas, kus me oleme.
isa, kes me käime tööl, kes me oleme pensionil, kes me käime koolis. Isa, meil on vaja tarkust ja taiplikkust arusaamist asjadest. Ja sa oled tõotanud selle anda meile. Isa, ma tänan, sa annadki selle meile. Milline privileeg sind tunda käia koos sinuga. Milline privileeg olla koos sinuga. Sa oled auline Jumal, sa oled püha ja hea Jumal. Sulle kuulub austus, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub ülistus. Me austame sind, Jeesus, me ülistame sind, Jeesus, me kummardame sinu püha trooni ees. Hea Jumal, auline Jumal, väeline Jumal. Amen.